Tere! Teame, et ajad muutuvad, aga millised on teie ootused tänapäeva tudengile? Kõige suurem ootus on tänapäeva tudengile see, et ta oleks aktiivne. Peale selle, et ta loomulikult õpib hästi ja palju asju, et ta käiks maailmas ringi. Ja mitte, et ta ei käiks ainult ringi ega vaataks. Vaid üks väga oluline asi on ka see, et kui sa vaatad, et sa siis ka näed. Ja et sa oskad seda, mida sa näed, ka tegelikult pärast kasutada. Sa pead kogu aeg küsima, sa pead kogu aeg uurima midagi. Ja kui üliõpilane saavutab selle taseme, et ta tegelikult kogu aeg küsib ka loengus, ka praktikumis, ka seminaris, kus iganes. Ja ta teeb sellest omad järeldused, siis ma arvan, et see aktiivne üliõpilane on just see, keda me näha tahaksime. Ja kui ta näeb midagi, mis on hästi, et ta siis ka kiidaks teist, ka oma kolleeg üliõpilast või õppejõudu. Kui on midagi pahasti, et ta siis ka tegelikult seda ütleb. Kuidas saab edendada linnakus väliõpet? Siin on meil olemas terve rida plaane, mis on juba käivitatud, mis ei sõltu absoluutselt järgmisest rektori valimisest. Esimene asi, et me muudame ja korrastame tegelikult meie välialade hoolduse. Aga meil on ka kindlad projektid. Peale siseruumide projektide on meil juba täna käivitatud jalgrattamaja torni taha. Siis on linnaga koostöös elektrijalgrataste hoidla koos sinna juurde tulevate kivist pingpongilaudade ja muu taolisega, mis jääb siis kahe ühisele muu vahele. Peale selle on meil praegu projekteerimisel see pargiosa, mis on meie võimla ja metsamaja vahel, kus täna käivad üliõpilased rõõmsasti üle muru. See tee tuleb tegelikult uue projekti järgi päris korralikuks teeks ja selle ümbrus saab siis õppepargiks, kus on plaanis panna ka mitte ainult metsapuid, vaid ka viljapuid maha ja varustada nad ka siis õppeks vajalike viitadega, mis võimaldab mitte ainult meie oma üliõpilastel, vaid ka kõikidel ülikooli külalistel tegelikult tutvuda meie sortide, meie liikidega. Nii et üks väliala tuleb kindlasti õppeks sinna juurde. Kuidas te tagate selle, et järgmised rektori valimised oleksid tugevamad ja demokraatlikumad rohkemate kandidaatidega? Seda on nüüd jah, rektorile enda väga raske tagada, sellepärast et ka seekord oli väga suur lootus, et oleks olnud enam kandidaat. Ja kindlasti aitab sellele kaasa see, et kui me täna käivitame õppetoolid ja mõne aasta pärast on nad juba tugevad, siis on need inimesed, kes täna on õppetoolide juhid, ka nõus rektoriks kandideerima, sest nad on juba käivitanud selle töö, milleks nad täna väljakutse vastu võtsid ja tegelikult me oma parimad tütred ja pojad ju ülikoolist panime just nendele juhtivatele kohtadele ja see vähendas kahetsusväärselt nende võimalike kandidaatide arvu. Loodetavasti järgmine kord on need kandidaadid meil kõik olemas ja neid on palju. Kuidas parandab rektor Tehnikainstituudi õppejõudude puuduse? Rektoril on isiklikult seda üsna raske teha. Pigem saab paraneda ikkagi läbi täna lõpetanud tudengite või eile lõpetanud tudengite tööle jäämise sinna sama Tehnikainstituuti, sest oluline on saada need noored inimesed ülikooli juurde, kes tahavad ülikooli edasi viia. Siin ma vaatan näiteks väga suure lootusega meie pneumomobiilide konstrueerijatele, noormeestele, keda on juba päris palju sinna töögruppi sattunud ja ma usun, et sealt meil hakkab tulema mingit osa järelkasvu. Rektor, kuidas teie näete Eesti Maaülikoolide inseneride rolli Eesti tulevikus? Põhimõtteliselt on inseneri rolli üleüldse raske hinnata. Ja nõnda samuti on Maaülikooli inseneride roll ülioluline selles osas, et kogu see tehnoloogiline tagapõhi, mis on mitte ainult
põllumajanduses, vaid mis on töötlevas tööstuses, mis on metsamajanduses, mis on ka muuseas looduskaitses. Kuni selleni välja, et me hakkame tegelikult ju looduskaitset väga palju tehniliste vahenditega ellu viima ja jälgima, siis öelda seda, et insenerid on väheolulised, seda mitte kuidagi ei ole võimalik. Mis on ka põhjuseks, miks me oleme kogu aeg rääkinud sama juttu, et insenerid on nagu ka majandus, see ühendav lüli erinevate maaülikooli muude tegevuste vahel. Kui tähtsaks peate eriala seltside rolli ülikooli elus? Eriala seltside rolli tegelikult on väga raske alahinnata ja kuna küsija on ise veterinaarmeditsiini üliõpilane, siis ma pean pöörduma ajalukku ja ütlema, et meil olid ja on ka täna loodetavasti 2 niisugust eriala, kellel on väga tugev sisemine sidusus eriala sees ja need on siis veterinaarmeditsiin ja metsandus. Need on 2 sellist seltskonda, kes on läbi aastakümnete ja nüüd võib öelda isegi, et läbi aastasadade on alati väga kokku hoidnud. Ja kuna meil enam ei ole niisugust kursuste süsteemi, nagu see vanasti oli ja kursuse juhendajate süsteemi, siis seda enam on oluline eriala seltsi tegevus, kes tegelikult seda juba õpingute ajal hakkab reaalselt siduma neid üliõpilasi, kes mingit eriala õpivad oma tulevase eriala ja tulevase eriala inimestega, sest läbi nende seltside saab seda arendada. Mis tegelikult tagabki selle, et sa oledki kolleeg tulevikus, mis iganes sinuga juhtub, sa saad igalt poolt oma kolleegi käest abi. Ka ammu aastaid pärast lõpetamist. Mida saavad teha tudengid selle jaoks, et meil oleks ülikoolis äge käia ja et meie ülikooli kogemus oleks suurepärane? Siin on nagu 2 tegelikku tegevust, mida üliõpilased saaksid teha. Üks asi on see, et käia oma kodukoolides, kus nad pärit on ja rääkida sellest, mis tegelikult toimub ülikoolis. Kui ägedad laboratooriumid meil on, kui ägedad praktikad meil on ja kui toredad inimesed meil on. Teine asi on see, mida nad saaksid kindlasti teha ja mis aitaks väga palju ülikoolile kaasa, on see, et nad annaksid õige tagasiside oma läbiviidud õppetöö kohta ja siis me saaksime seda palju paremini kasutada õppeosakondades ja instituutides, et me võiksime läbi selle parandada oluliselt oma õppetöö kvaliteeti, kus ta parandamist vajab. Tudengitel tahaks öelda seda, et see, milline on maaülikool, sõltub eelkõige teist ja teie aktiivsusest ja oluline ei ole mitte ainult reedel olla kohal ja öelda oma sõna rektori valimistel, vaid veelgi olulisem on see olla iga päev kohal ja tegutseda aktiivselt, mitte jääma ootama, et keegi teile mingi sündmuse või etenduse korraldab, vaid et teie olete need, kes tegelikult korraldavad ülikooli elu ja väga suures osas ka suunavad, sest teie soovide järgi ülikool peab käituma, sest ei ole üliõpilasi, ei ole ka ülikooli. Nii et edu teile kõigile ja kohtume taas.